Tere päevast! Siin on vaimse tervise nõuande nurgakene iseenda heaks. Mina olen Kaidili Välb, psühholoog, psühhoterapeut ja täna tahan sulle tutvustada sellist väikest meetodit, mis kannab pealkirja Tahan olla ja olen ka. Me kõik teame seda, et meie mõtted tekitavad meie tundeid ja meie tunded muudavad meie enesetunnet ja meie enesetunne mõjutab või puudutab meie tegevust, ehk siis kõik asjad on kõigega seotud. Ja täna läheb sul vaja pliiatsit ja paberit. Ja kui sa oled märkmiku inimene, siis võta oma märkmik ja sa võidki sinna panna pealkirjaks, et tahan olla ja olen ka. Ja pane kirja 10 asja, kes või mis sa oled. Ja ära pane siia rolle, oma igapäevaelu rolle ega ameteid, sest see, mis tööd sa teed ja see, mis rolle sa oma igapäevaelus täidad, ei ole selle ülesande teema. Et näiteks, kui ma täna kavatsen kodus süüa tegema hakata, siis võib-olla ma koorin kartuleid või porgandeid, aga ma ei ole porgandikoorija, see ei oma siin nagu mingit tähtsust ega kartulikoorija, on ju. Ehk siis kes või mis ma olen. Või ka milline ma olen, et tahan olla ja olen ka, eks ju. Või tahan olla ja olen ka, et selles mõttes, või olen alati, kumb sulle siis meeldib, tahan olla ja olen alati, võib-olla isegi on parem sõnastus, et tahan olla ja olen alati. No kes ma tahan olla alati ja olen ka? Humorist, näiteks, hoolitseja, sõbralik, kohusetundlik, kes ma olen. Siin võib panna nagu selle omadussõnana, et milline, eks ju, aga siin võib olla ka see, et ta on nagu nimisõnana, et kes või mis ma olen. Ma olen inspiratsioon, ma olen ise inspireeritud ja ma inspireerin teisi. Ja pane kirja 10 asja vabas vormis, mis sul pähe tulevad. Aga need võiks olla siis kas sinu olemuslikud aspektid või need võiksid siis kirjeldada midagi, mis on sinu käitumisele väga-väga iseloomulik ja sa väga-väga tahad ka päriselt selline olla. Ja kui sa oled need 10 asja kirja pannud, siis võta sealt välja, vaata, kas võib olla mingisugused kattuvad omavahel osaliselt. Ja vaata, mis nendest on tänasel päeval sinu jaoks 5 tähtsamat. Ja kirjuta need 5 tähtsamat välja veel korra eraldi. Ja siis pane sinna taha niimoodi, et mida ma saan selleks teha, et näiteks täna või homme olla selline, et mis see tegevus seal selle taga on, et kuidas ma saan seda, näiteks kui ma väidan, et ma olen inspiratsioon, et kuidas ma saan täna või homme, mida tehes ma saan täna või homme seda inspiratsiooni oma elus väljendada. Ja pane igale sellele asjale 1 tegevus taha, mille sa teed tänase ja homse päeva jooksul ära. Ja see on kõige parem viis, kuidas oma fookust negatiivselt positiivsele tuua. See on kõige parem viis, kuidas iseennast magnetiseerida. See on kõige parem viis, kuidas oma ellu tähenduslikkust luua. Aitäh sulle ja rõõmsate kohtumisteni!